Täna 10. august. Eile on toimunud talirapsi külv ja sellest tulenevalt on hea rääkida kohe mullaherbitsiidide kasutamisest. Mullaherbitsiide mõistlik kasutada ühtlase mulla pinna puhul. Kui muld on hästi kohevalt siledaks haritud, siis on mullapreparaatide efektiivsus kõige parem. Ja selleks oleme siin künnipõhist harimisviisi kasutaval põllul ja siin on mullaherbitsiidide kasutamine põhjendatud ja siin peaks tulema hea tulemus. Mullaherbitsiide kasutades tähtis on silmas pidada mulla niiskust. Mida niiskem on muld, seda paremini preparaadid toimivad. Teine asi, nagu enne räägitud, mulla ühtlikkus on väga tähtis asi. Pritsivee kogus kolmandana tähtis element, see aitab ka mullaherbitsiidide mõju paremaks teha, suurendada. Mullaherbitsiide Putisan Avant ja Putisan Star kasutada kulunormiga 2,2 liitrit hektarile. Vahemik on seal kuni 2,5 liitrit hektarile Avandi puhul ja Putisan Stari puhul 2,25 liitrit hektarile. Tähtis on meeles pidada metasakloori taset, et see kogus hooajal ei tohi olla rohkem kui 750 grammi hektari kohta. Sellest tulenevalt arvutage maksimum kulunorm ja pidage meeles mulla niiskust, mulla olukorda. On tulnud väga palju küsimusi selle kohta, et kui taliraps on tärganud, kas siis võib kasutada Putisan Stari või Putisan Avanti. Jah, vastus on lihtne, et võib kasutada. Tuleb meeles pidada, et tärganud taimed ei tohiks olla niisked. Niisked taimed võtavad väga hästi toimeaineid omaks ja seeläbi võib tekkida kloroosi ehk taimele sellist kolletust ja natukene stressi tingimusi. Tähtis on kasutada mullaherbitsiide niiske mulla korral. Kui niisket mulda on vähe või see on päikese käes juba kuivanud, siis kindlasti tõstke pritsivee kogust. Vee hulk vähemalt 200 liitrit, parematel juhtudel 300-400 liitrit, et kuidas jõuab põllule vett ette vedada. Selles on väga palju kasu sees, mida suurem vee kogus. Minimeeritud harimise puhul tasub meeles pidada, et põhk peab olema väga hästi mullaga seotud. Kui väga palju põhku, siis võib tekkida probleeme, et herbitsiid ei mõju nii, nagu ta peaks mõjuma. BASF. We create chemistry.